gaasiga me sõidame umbes kuni 3000 pöördeid, sest masin on turbo, 2 turbo ja see hetk, kui ta hakkab ümber lülitama, mingi pool sekundit ja mingi väga lühike aeg, tal ei ole kütust. Aga kui juba turborõhud on taga, see võib tekitada seda, et meil midagi läbi põleb mootori sees. Ega me seda kindlasti ei taha. Seega, kui me sõidame turboga gaasi peal, siis me ei vajuta rohkem kui 3000 pöördeid. Siis ta kestab, siis ta sõidab ja kui näiteks teil on mingi tahe vajutada gaasipedaali, siis vajutage ennem gaasi välja. Siis meil on võimalus teha nii. Oot nii. Ja nüüd me mis teeme? Säästurežiim tagasi. Ma ei tea, nüüd plaanid läksid natukene pepu, auku ja ma ei ole nüüd kindel, et ma järgmise nädala jooksul jõuan teha rehivahetuse tõstuki peale. Ilmselt me proovime seda ära kuidagi lahendada, aga ei pruugi. Ehk siis, mis ma kohe saan öelda? Rool on kleepuv. Ja ma ükskord juba natukene puhtaks teda tegin, aga ikka, kui sa veits pikemalt sõidad, siis käsi läheb kleepuvaks ja mustaks. Ja ma ei tea, mind natukene see häirib. Mulle ei meeldi, kui autos on sitane, must, kleepuv, kätt määrib, istet riideid määrib ja seda olukorra. Pluss veel juhi iste sees on auk ja auk on hoopis rohelise osa peal, mida mul tekkis väga geniaalne idee. Ma värvin seda osa mustaks. Salist on tellitud nii-öelda leather repair kit. Ma ei tea, mis tuleb. Ei ole seda varem teinud kunagi. Eks kunagi roole ja midagi pisiasju olen värvinud ikka. Seega mingi kogemus sellega on. Ma isegi ükskord tõmblesin tekstilsisu. Ma isegi mingid kõverad siukse naela ostsin endale. Mitte naela, need las ta olla naelad. Ehk siis võib-olla sisustuse repair tuleb natukene varem kui tõstuk ja rehvid, aga no eks ma üritan järgmiseks pühapäevaks niikuinii seda ära teha. Praegu me sõidame maanteed, meil on 80 km/h sees. Ma natukene puhastasin välja seest. Nüüd seal on vähem mulda ja mingist itta. Seega värinad ei ole nii palju tunda ja hommikul ma käisin, pumpasin jälle rehvid täis. 2-4 parri panin kõigedesse sisse. Ja natukene sirgem lõik, vaatame. Sajani paneme. See on Võru maantee Tartust välja. Siin on 2-realine ja siin ongi 100 sees. Et me võime lubada endale praegu sõidame 90-ga. Võtame väikse kurvi. Kui veerime kõhkvedrustus toimub, siis päris okei sõita. Mulle isegi natukene meeldib see auto. Ma väga vihkan C5 kere. Aga kuna tegu on Allroadiga 2.7 turboga ja LPG-ga, siis no eks mulle natukene see ikka meeldib. Aga okei. Ma praegu näitan teile natukene Speedoka ja muud. Ehk siis
rool natukene vibrab. On mul mingid mõtted, et võib-olla torkiokonverter, kastiturbiin, ütleme kergete sõnadega. Aga ei pruugi. Too pöördeid suht hoiab ja miks tal tagumine käik ei ole kõva, ei oska koheselt öelda. Ehk siis natukene vihma hakkab sadama. Ma väga arvan, et kui rehvid saavad vahetatud, tasakaalustatud, pinnad kõik puhtaks tehtud ja ma väga loodan, et värin kas või vähemaks jääb ja siis täitsa mõistlik sõita ja saab selle autoga talvel käia kontrolle tegema, et mul ongi vaja põhimõtteliselt, et ma saaks iga kord autosse trenni ja minek. Kas või Keila, ma ei tea, Kohila, Haapsalu, mis meil veel siukse Rakveret ja Võro, Valga, ükskõik kuhu, kus tuleb tellimus, sinna ma lähen. Seega ongi see tähtis, et auto oleks võimeline seda teed läbida, mind tagasi koju tuua ja nii-öelda raha teenida mulle. Lihtsalt see huviprojekt ongi siukse, et me üritame teha kõik odavalt. Et ei lähe kõik kõige kallim Audi esindus ja vaatame, kui palju läheb maksma C5 kere pidamine meie 2025 aastal. Eks tahaks teha midagi enam-vähem head, et ta oleks stabiilne, et ta ei nõuaks lähiajal sama remondi. Mis ma veel tahan öelda, et ainult selle autoga me teeme kõik väga odavalt. Teiste autodega ma valin hinnaklassi keskmiselt paremalt, et kõige odavam kindlasti ei lähe. Ma ei pane kõige kallimaid asju ka, sest ma vaatan, kus on toodetud, kelle poolt see on toodetud. Väga palju on siukest varianti, et originaal Varos on lihtsalt ümber parkitud mingi teise tootja. Nagu Varos on pakitud originaal Karpi ja sellepärast ta ongi nii kallis. Siukse asju ma kindlasti ei tee. Näiteks on TRV, näiteks on Febi. On väga palju tootjad, keda kannatab ilusti kasutama. Ja nad on 2 või 3 korda odavam kui originaalid. Ma ei hakka ju originaal Varosi panna, sellepärast, et see on originaal Varosa. Ma ikka valin seda, mis kestab ja on adekvaatse hinnaga. Aga okei. Veel tahaks näidata ühe asja. Kohe peatame kuskile, et sõit oleks ohutu. Ma ütlesin, et ma maksimaalselt säästan selle auto. Juba läks lappesse. Tegelikult keegi ei osta uued niplit, kui vahetab rehvi ja vanad väljad, vanad rehvid ja uued niplid, see ei ole päris aamen. Aga jah, uued kroomitud euro 20 tükk, 4 tükki sai ostetud. Teine valik oli samad, aga ilma kroomita ja 50 senti või 60 senti tükk, aga ma valin neid. Sellepärast ongi nii, et mõnikord isu läheb üle ja sa ostadki midagi kallimat. Aga okei. Täna siis ma teen ostukorvi. Sinna ma panen klapikaaned tihendid. Miks ma sinna neid panen? Sest ma tahan võtta klapikaaned maha, vaadata, mis kett teeb. Sest kui ta pikalt seisab üle nädala, siis ma mingid klõbinad ma kuulen. Aga praegu ma hakkasin natukene temaga liikuma kord päevas, kord 2 päeva jooksul ja klõbinad ei ole.
sellepärast ja seal midagi likib ka, et nendel mootoridel on küll tüüpiga see, et kõik tiendid kogu aeg lekivad, aga klapikaan on kõige lihtsam, mida saab maha ja vahetada seda tiendi ja mõneks hetkeks unustada sellest ära. Et vähemalt ta ei haiseks, et väljalase kollektori peale tilgub see õli. Ehk siis veel ma tellin Viisco silorid kindlasti ja Alist ma tellin kompressori remkomplekti ja ühe parema anduri, mis on siiamaani häires, aga ta ilmselt kuidagi näeb mingit tulemust ja sellepärast ta hetkel töötab ja auto ei vaju alla ja ta sõidab, saab panna kas või 2.-3. aste ja teisega ma tavaliselt sõidan. Aga okei, jutu sai räägitud. Väga loodan, et teile meeldis lihtsalt siukne live värk ja kui ei meeldinud, siis no ei vaadake, no ma ei tea. Ega ma sunnida teid ka ei saa.